Tere päevast, hommikust, õhtust, ööd ning tere tulemast vaatama maikuist meedionit. Meie selle kuu teemad hakkavad ka vaikselt oma lõpplahendust leidma ning taas on meid võõrustamas Põlva noortekeskuse meediaruum ning siin prožektorite valguses on minu vasakul käel Kairi ning minu paremal käel Kristo. Ja meil on suurim rõõm teile teatada, et meie maikuu saade on pisut erilisem, sest meil on teile näidata tervelt 4 lugu. Räägime teile ka natuke ajaloolist tausta. Nimelt 1. mail aastal 2004 astus Eesti Euroopa Liitu. Sellest on möödas nüüd 14 aastat ja seda on iga maikuu tähistatud. Ja otse loomulikult ei olnud erand ka tänavune aasta ja see oli võib-olla pisut ka eriline aasta Põlvale, sest et ka Põlvas oli see väga suurejooneliselt vastu võetud. Võõrustajaks oli siis sedapuhku Põlva gümnaasium ning lisaks oma õpilastele tuli sinna külalisi kokku päris mitmest Eesti eri otsast. Kuid Kairi, sina käisid isiklikult ka seal, et mida sina sellest üritusest arvad? See oli hästi äge ja teistsugune üritus. Seal oli tõesti palju inimesi, seal oli palju noori ja ma ise õppisin väga palju Euroopa kohta. Meil on kõigi võrdsed võimalused, võrdsed õigused. Minu kõrval seisab tänane päevajuht Kristo Elias. Kristo, rääkige natukene täpsemalt, mis üritus siin täna täpsemalt toimub? Me tähistame Põlvas Euroopa Liidu päeva ja Euroopa Liit on juba 60 aastat vana riikide liit. Me tulime siia Põlvasse, räägime Euroopa Liidu põhiväärtustest, mis on võimalused Euroopa Liidus noortele ja mis on Euroopa kultuuripärandi aasta. Kõik debattides läbi terve päeva. Aitäh! Selge on see, et ühe päeva sisse terve Euroopa Liit ära ei mahu, aga nendel noortel, kes üritusel osalesid, peaks pilt oma võimalustest küll selge olema. Euroopa päev on Euroopa päev ning eestlased, nagu ka paljud muud rahvad, on kõvad tantsulõvid, sest et nagu öeldakse, eestlane on laulu- ja tantsurahvas. Aga kuna sina viimati tantsisid? Minu viimane tantsukogemus siis tuli Savernast ja täiesti juhuslikult oli see koos sinuga. Ja kõigile, kes soovivad liituda Saverna tantsuringiga, me tõesti usume, et te olete meist ikkagi 10 korda paremad. Me tegeleme erinevate stiilidega ja me õpime tantsu. Nüüd, mida me kuna täpselt teeme, et see oleneb täiesti laste tujudest, mis esinemised meil ees on. Et üldiselt me teeme sellist show-tantsu, kus siis lapsed saavad ise pakkuda samme välja või siis mõtlen mina neile vastavalt sammud välja. Meie ühtne selline motivatsiooni lause on võib-olla see, et me töötame kõik nagu ühe eest. Et meil ei ole sellist asja, et keegi ei saa kellegagi läbi või et keegi ei taha trenni tulla, sest et mingi teine tüdruk või keegi sõber on siin, kellega ta läbi ei saa. Et me oleme kõik hästi, ükskõik mida me teeme, siis me nii-öelda vastutame kõik kõigi eest, et kõik hoolitsevad. No nii, lugu on järgmine, et treeneriga kooskõlas me peame hakkama ka ise tantsima. Me saime teada 3 tüdruk käisid kuskil tantsimas ja nüüd on näitavad oma tantsu meile ette, nüüd me kohe seda kõik järgi hakkame tegema ja eks me näeme, kui kerge või raske see tulema saab.
halb. Et neile endale tohutult meeldib käia esinemas, et neil ei ole kunagi olnud nagu mingisugust protesti, et me ei taha seda tantsu teha või mingisugust liigutust, et nad on ise hästi avatud alati kõigel olnud. Et niisugune show-tants, me oleme proovinud peotantsusamme, balletisamme, et kõikvõimalikke erineva stiile, et nad areneksid võimalikult mitmekülgselt. Kuna meil on väiksemad lapsed, suuremad lapsed, et siis suuremad vaatavad väiksemate eest ja väiksemad samamoodi nagu kui mingi mure on, siis nad pöörduvad suuremate poole, et nad ei karda neid ja me teeme kõiki asju nagu koos. Et see on võib-olla meie rühma üks selline suuremaid plusse. 3 on kohtuseadus ning nagu ka sel kuul ei ole erandiks moostuskäik. Maikuus toimus Moisekaitse eluhelü, kus sai kuulata töödeldud rahvamuusikat. Ja tõsi, jalgpallimeistrite liiga on selleks aastaks küll lõppenud. Eestlastele pisut kurvastav uudisena Ragnar Klavan ei suutnud võitu koju tuua Liverpooliga, kuid mine sa tea, kui tehtaks mõni koerte jalgpalliliiga, siis võib-olla on meil sealt Moostest üks kandidaat täitsa saata sinna. Tammi kasvi siis tammi tahi, vahe kasvi tammi kasvi. Kui meie eelmise kuusaade lõppes väikese looga emadepäevas, siis loomulikult ei saaks olla ühtegi ema ilma lasteta ja me oleme täna siia oma stuudiosse kutsunud ühe väikese vägilase Kuldari. Tere, Kuldar! Tere! Kas sina tead, mis on lastekaitsepäev? Ja lastekaitsepäev on niisugune päev, mis tuleb peale lõpupidu, seal on igasugused maskotid, tuudid, nõomaalingud ja klounid. Kas sa arvad, et lapsi tuleks kaitsta? Ja Miks? näiteks kui kellegi vanemad näiteks ei hooli oma lapsest või midagi sellist, siis näiteks nagu naabrid kuulevad, siis helistavad lapse kaitsele, sellepärast et lapsega käidutakse ebaõiglaselt ja siis viidakse ta lastekodusse. Aga kas sina tunned, et sina oled kaitstud? Jaa. Seda on väga tore kuulda ja heidame siis väikese pilgu Põlvas toimunud lastekaitsepäevale. Miks lapsi peab kaitsma? Aga sellepärast, et lapsed on kõikide emmede ja isside kõige suurem varandus. Kristin, mis mureks? Mis sa uimad siin? Sa ei kujuta ette, kui äge siin sees on. Peaks isegi vist tulevikus päästesse tööle minema. Aga lähme vaatame, mis lastekaitsepäeval toimub. Ma kohe tulen! Mul läks seal vist kogemata põlema.
et ma ei oska ära ka kustutada, äkki sa aitad mind hädast välja? Muidugi, las ma kohe näitan sulle, kuidas siin õige kustutamine käib. Nii nagu meie rattasõit siin hetkel lõppes. Nii lõppes siin ka lastekaitsepäev. Just selline see maikuu oligi. Täname kõiki vaatamast. Kristo, kas sul on miskit öelda? Jah, Meediasüst tahab teavitada omalt poolt, et meie Meedioni saated jätkuvad ka suvel. Ehk et selle all, kui teised lähevad suvepuhkusele, Meedioni toimekas meeskond jätkab oma tööd. Ja kõikidele kooliõpilastele soovime ilusat vaheaega ja kõigile teistele ilusat suve. Ja veel, põlvapäevad on ka lõppenud ning sellest on Meediasüstil tulemas oma kokkuvõte, mida te näete meie kanalil õige peagi, kuid väike tiiser teile nüüd. Kohtumiseni! Ole hea. Jumal värski muna. Lapse tegemisest peale kogu protsess on ilusti ohjatud ja lõpuks lastakse veel suits ka peale. Nii et